Küsige, ma ei tea. See on nii, see küla liikumine on nii laialdane, ma võin siin hommikuni padiseda, kuulge, teie olete juba ära näinud ja viib see nii tegelikult nii, et jah, ma arvan, et ma tahaksin südamest tänada neid väga häid koostööpartnereid, kellega me oleme seda head koostööd teinud, nii need omavalitsused, need on maavalitsuse kõik töötajad ja liidu omad ja naabermaakonnad ja keda iganes. Õige on küsimus. No, et selline küsimus ilma, et kui sa algus seda külaelu nagu väga ei kannatanud, et millest see mitte kannatamine ja millest siis nüüd see kannatamine? Ega ma nüüd ka ei kannata ka. Kui sina võtad üle? Ei, Lasta küsimus. Ei, ma olen läinud kõike tegema seda, mis hästi meeldib, ega seda, mis hästi ei meeldi. Ja ma sellepärast ära ei tule ka. Aga see on kõikidele niimoodi, et mulle ühte meeldib rohkem teha millist tegevust, on ju nii. Aga ma pean saama jah, nii et arvestage sellega, et tulge võtke üle, et see on sealt peruga. Väga tänulikud olema. Aga ma ütlen ikka nii, et kõige suurem tänu ikka Virumaa Lootuse kuulub Virumaa Lootuse liikmetele ja kõikidele külainimestele, kelle pärast me üldse olemas oleme. Nii et külad saavad ju areneda ja jääda kestma, kui külas on tublid ja töökad inimesed. Ja ma ütleks niimoodi, et Lääne-Virumaal on nii palju tublisid ja töökaid inimesi. Ja mina kogu aeg mõtlen ka seda, et ilma rahata teha seda tööd aastaid, eks ole, külamajad, teil on oma külaselts. Keegi selle eest palka ei saa, aga kõik teevad tööd. Ja mõnikord on niimoodi, et kui me oma üritusi teeme Virumaa Lootuse poolt, siis alati me mõtleme, et oi, sellel külal on jälle see üritus ja teisel külal see tegemine, et meie võimalikult vähe püüame teid tegelikult, kuidas ma ütlen, häirida, teinekord on hädavajalik, aga mina olen öelnud ikka, et nendele kallidele külaliigutajatele, et number 1 on teil kõikidel pere. Number 2 on teil see töökoht, mis teil leiva lauale toob. Ja 3 on teie oma kohaliku seltsielu edendamine. Ja viimane, kui teil aega on tulda appi Virumaa Lootusele. Aga me oleme täna niimoodi toiminud ja me oleme saanud sellega hakkama. Aga siin võib ju vahepeal nüüd midagi muuta ka, kui te oma külad olete juba nii võimsaks ajanud ja enam rohkem raha ei taha kusagilt, et lihtsalt puhkate vahepeal ja jälle teete ja siis võite tulla küll igal ajal Virumaa Lootusesse ja saame sealt mõne töökoha teile anda. Et raha sul ei maksta, mis sa oled siin. Mina olen meelnud, et ma saan palka. Ma saan palka, mida ma olen valekis teeninud, piiramata tööaega töötades eluaeg, aga see on nii pension. Ja vahest on meeldud, et aga sa paned ju raha. See on raha. Kõik arvavad ja Virumaa Lootuse töö eest. Aga seda seal võivõrt ole. Kuidas on? Aitäh teile kuulamast, nii et nüüd on teie kord. Aitäh teile. Ma arvan, et eks ilma vastasid Timo küsimusele ära, ma arvan, et sa said vastuse, et see ongi see, mis meil seal Lootuses hoiab, sellepärast, et kui meil tuli see koordinaatori koht, siis ta oli ikkagi hea, et ta oli niinimetatud palk, mis siis sai ära tasutud sõidukulud ja telefon ja side, aga eks me nüüd, kui tuli see liiteprogramm, mis me teeme ilmaga ikka õhtuti seda tööd ja mulle meeldib hästi meie maavanema ütlemine vahel, et ta ütleb, et küll oleks hea, kui niisugused ametnikke oleks rohkem, kes teevad palgata tööd, kuna ta näeb, et meie uksed või õigemini aknad on ikka tuledes veel ja meil on midagi arutada ja tööd teha, aga ma arvan, et kui teid kõiki poleks olemas, siis ei oleks ka meil seal midagi neist kenadest ruumidest teha. Ma võib-olla tahaksime öelda seda, et ega see valged laigud ikka meil nii valgeteks jäänud, seepärast, et täna siin istuvad saalis ka, kes valgete laikude programmis oli sädemetes tõusis leegid, ma vaatan praegu Miila külavanem otsad, Raigo oli ka selles projektis ja praegu neil läheb ikka väga-väga kenasti. Kõik nende väikesed unistused on suurelt täitunud ja siin võib veel teisi
projekti ei olnud ja muidugi Ilma täna vist unustas ära, eks ta natukene on ka erutunud, meil on nagu selline väljend, et meil on külaerutus sees, nagu küladeski, et meil oli koos meie kohalike omavalitsustega, mida täna veel, et te teaksite meie lugupeetavad maavanem, vallavanemad, volikogu esimehed, et täna veel öeldakse, et küll oli Lääne-Virumaa poolt korraldatud Lääne-Virumaa tore ja suurepärane maapäev. Nii et seda veel meenutatakse siiani ja see oli meil üks väga suur koostööprojekt. Ja muidugi neid on siin veel mitmeid, aga täna ei jõua kõik ette lugeda, aga küll maapäeva ma tahtsin veel meenutada just sellepärast, et kui ma kusagil liigun Eestimaal ringi, siis inimesed tulevad juurde ja ütlevad, et aitäh, et see oli väga tore maapäev. Et aitäh teile kõigile. Ja ma arvan, et nüüd annaksimegi, siis me oleme nii palju rääkinud, et härra Marko Pomerants oli ka seal üks kurja juur, et see nüüd tuleb välja hea võist, et see Virumaa laotus ära tehti, et võib-olla siis annamegi sõna temale. Tere päevast! Ilma eelistas mul kolmapäeva õhtul, kutse oli mul muidugi juba Näitusetänava postkastis olnud umbes paar nädalat, aga kutse eeldanud üldse, et peab vastama, et tuleb kohale tulla, see oli selge, aga et kas ma ikka tulen ja et kas ma ütleksin mõne sõna selle kohta, et kas Virumaa lootus on ennast õigustanud ja kas selle asjal ikka üldse mõte oli ja siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et mis üldse maailmas viimase 10 aastaga on juhtunud, mis on olnud ja mida enam ei ole. Et kui me tuleme 2001. aasta juurde, et Virumaa lootus oli siis juba moodustatud, pool aastat tööl olnud selline uhke ehitus nagu kaksiktornid, siis Manhattanil sõideti lihtsalt lenkiga tükkideks ja terve hulk inimesi hukkus ja sellist ehitust ei ole. Kui me tuleme Eesti elu juurde ja mina ju poliitikumantegi riigimees, tuleme erakondade elu juurde, siis selle 10 aastaga on vähemasti 3 erakonda oma lõpu leidnud. Ja tegemist ei ole organisatsioonidega, kus on, ma ei tea, 20 või 30 väikest liiget. Tegemist on organisatsioonidega, kus on tuhanded isikud, üksikisikud. Aga piir on ette tulnud ühel või teisel moel ja siin neil on ingusele minemas veelgi. Aga kui me räägime üldse sellest, kas Eestimaal on olemas regionaalpoliitika või Euroopa Liidus, siis valimisdebatti teeb mulle väga teeb nalja see, kui mitmed vallavanemad võtavad sõna ja ütlevad, et sellist asja nagu regionaalpoliitika ei ole olemas. Nad ise seisavad tavaliselt selle sildi all, kus on kirjas, et see rahvamaja on näiteks tehtud korda Euroopa Liidu vahenditega ja just nimelt regionaalvahenditest. Ma üldse kritiseeri ja ütle, et ma oleksin seda kõnet kuulanud siin selles rahvamajas, aga paraku see nii on. Ja kui me vaatame nüüd tuleviku poole, siis tegelikult te oletegi omalast õigel teel, see lihtsalt põhjusel, et Euroopa Liidu kontekstis regionaalpoliitika keskendub ennekõike sellistele linnalistele asulatele, sellepärast, et see on rohkem rahvast, linn võib tähendada mida iganes, eks ole, Tammsaare on linn ja Tallinn on linn ja nii edasi, aga sellistesse väiksematesse kohtadesse jääbki sellist laadi tegevus, nagu on liiderprogrammis toodud piirkonnad või üleüldse inimeste enda initsiatiivi ärakasutamine, et igaüks teebki oma elu ise huvitavaks ja selle kollektiivselt. Nii et kui 10 aasta pärast kokku tulla, mis tahes rahvamajas tänaseks päevaks on tekkinud ju ka külarahva pingutusele Euroopa rahaga mitmeid kenasid külakeskuseid, siis ma arvan, maailmas on veel väga palju jubedaid asju juhtunud. Aga Virumaa lootuses sünnipäevas on ikka pidada, sest inimesed, kes tegutsevad, on olemas, juhatused kindlasti vahetuvad, aga ma arvan, et siin nagu variante ei olegi, sest ega see maapind meie alt kuhugi ei kao, julgen ma geoloogina kinnitada, et siin me peame oma asja edasi ajama, oma lapsed kasvatama ja oma elu elama. Et nii lihtne see ongi siin Virumaal.